Jumal, me täname sind selle sõna eest, mis sa oled jätnud piibliraamatusse meile. Jumal, me täname sind püha vaimu eest, kes julgustab meid, kes juhatab meid. Ja Jumal, ma palun, et sina elustaksid oma sõna täna, oma kirkuse pärast, oma au pärast. Luba issand, et sinu sõna võiks elavaks saada meie elus. Elusta seda täna meile. Amen. Minu tänane teema oli siis püha vaimuga osaduses olemine. Inimesed meie ümber, mida nad ootavad? Inimesed ootavad meie ümber näha, mida Jumal teeb. Kas pole nii? Nad vajavad, et Jumala vägi ja Jumala armastus ja Jumala juhtimine oleks nähtav neile. See on palju tõhusam evangeelium, kui ainult meie sõnad. Nagu te teate, üks huvitav mees istub seal koobi ukse ees kogu aeg või seal sees või on väljas või. Ja huvitav, Jumal on mulle pannud südamesse minna tema juurde iga kord, ütelda talle midagi. Eile, kui ma nägin teda, siis ma läksin lihtsalt tema juurde ja ütlesin, Jeesuse nimel ole terve. Mõnikord olen ütlenud, Jeesus armastab sind lihtsalt. Jeesus hoolib sinust. Ja ma usun, et Jumal on see, kes teeb midagi selle inimese elus, mida mina ei suuda teha. Aga Jumal suudab. Inimesed vajavad näha Jumalat sinu elus, mida Jumal teeb sinu elus. Sa esitad küsimuse, et mida siis Jumal annab sulle teha. Ta annab erinevaid asju, aga kuidas jõuda sellisele tulemusele, et Jumal annaks sulle midagi teha. Nagu me teame ja usute, et sellel hetkel, kui sa võtsid Jeesuse oma ellu vastu, tuli Jumala püha vaim ja elustas sinu vaimu. Me nimetame seda päästmiseks. See tähendab, et sa oled korraga päästetud, see tähendab, et korraga sa hakkad aru saama vaimulikest asjadest sellel hetkel. See on hämmastav. Ja see on tõde. Ja selles hetkes Jumala vaim hakkab tegutsema sinu sees ja ta igatseb teha koostööd sinu sees sinuga. Koostöö tähendab seda, et kui Jumal ütleb sinu südamesse midagi, siis sinu mõistus ja sinu keha peaks ka seda aktsepteerima, nõustuma sellega. Kas see näide või see olukord neljapäevasel õujules, ma pidin olema sõnakuulelik Jumalale lihtsalt. Ületama oma hirmud, ületama need barjäärid, mis mind takistas selle inimesega kohtumast ja rääkimast. See oli minu ületus, ma pidin sellest üle saama. Ja Jumal tegelikult andis selle võime mulle, mitte et see oleks minu tarkus või minu võimekus, vaid Jumal andis sellel hetkel, mida ma pidin andma, ma usun seda siiralt. Kui me loeme Johannese 13 ja 1, see on tekst, mida te olete kindlasti lugenud, see on lugu, kus Jeesus peseb jüngrite jalgu. Loeme seda. Aga enne paasapüha, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks. Ja kui Jeesus teadis, et isa on andnud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde,
tõusis ta õhtusöömaajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööks. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimona Peetruse juurde, too ütles temale: issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas: mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle: mitte mingil juhul ei pese sina minu jalgu. Jeesus vastas talle: kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle: issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle: puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütles: te ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli ta pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda astunud, ütles ta neile: kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetajaks ja issandaks. Ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui ma nüüd, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu. Sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teete, siis te olete õndsad, kui nõnda ka teete. Ma ei ütle seda teie kõikide kohta. Mina tean, keda ma olen valinud, kuid kiri peab minema täide. See, kes minu leiba sööb, on pöördunud minu vastu. Ma ütlen teile seda juba praegu, enne kui see sünnib, et kui see sünnib, te usuksite, et mina olen see. Tõesti, ma ütlen teile, kes võtab vastu selle, kes mina saadan, see võtab vastu minu, kes võtab vastu minu, see võtab vastu tema, kes minu on saatnud. Ma ei lähe selle teksti teema sügavustesse, aga siin on väga huvitavad asjad, mida Jeesus toob välja, mida ma tahaksin rõhutada. On see, et Jeesus ütleb siin väga selgelt, et Jeesus on Jumal. Ta kordab ja rõhutab seda lausa. Ma olen sageli mõelnud, kui ma loen piiblit ja ka Vana Testamendi ja võrdlen Uue Testamendiga, siis see on väga huvitav, et Vanas Testamendis sõna issand või õigemini Jehova on asendatud issandaga. Jehova on ju Jumal. Ja Uues Testamendis, kus räägitakse issandast, kus on 2 s-i sees, on tegelikult Jumalast juttu. Ja see on hämmastav, et Jeesus rõhutab siin, et kui nüüd mina olen Jehova Jumal ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud. See on tohutu eeskuju, mida Jeesus tegelikult andis. Siin on mitmeid nüansse, mille juurde ma tulen hiljem juurde. Püha vaimuvägi on sama, mis Jeesusel oli. Jeesusel oli püha vaimuvägi. Püha vaim ei ole mingi aura ega mingi kummitus, nagu mõned võib-olla arvavad. Ta on isik Jumala kolmainsuses. Ta on isik Jumala kolmainsuses. Püha vaim räägib, püha vaim õpetab, mida me vajame igal päeval. Ta on isik, kuna tal on isikulised omadused. Kui te loete püha vaimu kohta, siis on isikulised omadused. Ta räägib, ta juhatab, ta võtab Jeesusest ja jagab sulle.
nagu me loeme Johannese 16:3, kus Jeesus räägib sellest, 16 ja 13. aga kui tema tõevaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ja tulevasi asju ta kuulutab teile. mõistate, kui oluline see on, et Jumala püha vaim õpetaks sind, juhataks sind, annaks tarkust sulle. nii et püha vaim ütleb kõik, mida sa vajad igaks päevaks. püha vaimu vägi ületab kõik pimeduse jõud. kas te usute seda? Jeesus liikus ja tegutses samamoodi püha vaimu väes, kui ta sai ristitud Jordanis, mäletate? püha vaimu läbi töötab kui isik sinu elus. ta ei tööta mitte kui meetodid või ideoloogia või arvamuste kaudu, vaid ta töötab selle väe kaudu, mis on tema sees. kui te vaatate Jumala maailma loomist, siis te näete seal ka, kes tegelikult lõi maailma. Jumala isalt tuli idee tegelikult. Jeesus oli sõna, kes ütles sõna välja ja Jumala püha vaim vormis selle kõik. kui te vaatate seda loomise lugu. Jeesus oli sõna, Johannese evangeeliumi algus. Ja püha vaim hõljus vette kohal, kes vormis need asjad, kõik, mida me täna näeme. Jumal isalt tuli idee, see mõte, miks Jeesus saatis siia maailma. Hämmastav. nii et püha vaimu läheduses olemine avab võimalused Jumala väesse, Jumala juhtimisse. siin tekib küsimus, et mis on siis takistused või takistustegurid sinu elus püha vaimu suhtes. mis on need takistused? ma tooksin välja 3 takistust. üks on häbi, üks on hirm ja üks on viha. mis on siis häbi? häbi on reaktsioon, mis tekitab olukordadest, mis sinu elus on juhtunud. häbi. me tunneme kõik vahel häbitunnet, kas pole? kui me vaatame esimese Moosese 2:25, see on loomise lugu ja seal on öeldud nii. ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine, ega häbenenud mitte. see oli olukord, kus ei olnud eksimust. see oli olukord, kus oli neil elav suhe elava Jumalaga, neil ei olnud häbitunnet. häbitunne tekkis siis, kui nad tegid midagi sellist, mida nad ei tohtinud teha. see on täpselt samamoodi nagu meie elus, et Jumala vaim juhib meid ja vahel me teeme asju, mida tegelikult Jumal on meile öelnud ja me teeme ja tunneme pärast tohutut häbi. miks ma tegin seda? Miks ma ütlesin seda? Miks ma nagu mõtlesin niimoodi? Ja see kammitseb sind. Me näeme siin, kui me loeme seda esimese Moosese 3. peatükki edasi, siis seal on väga selgelt 10. salmis ütleb, et mida siis Aadam ütleb. ma kuulsin su häält rooaias ja kartsin, sest ma olin alasti, sellepärast ma peitsin ennast ära. see on põhjus, miks mõnikord me peidame ennast ära Jumala eest. me tunneme häbi ja me kardame. nii et Jumal tegelikult küsis ka Aadam ja Eeva käest. ja mõnikord ta küsib ka sinu käest. miks sa peidad ennast ära? miks sa ei lähe enam Jumala laste sekka? Miks sa ei lase Jumal ennast kõnetada? Miks sa ei võta Jumala armastust vastu? meie sees võib olla üks häbitunne mõõdunud asjade eest, mida sa oled teinud kunagi. sellest tekib üks süütunne. kuna asi, mis juhtus, läks valesti, sa tegid pattu, madu pettis sind, kurat pettis sind kavalusega. meid ei defineerita
ei määratleta meie mineviku põhjal, vaid meid defineeritakse, meid määratletakse, milline suhe meil on praegu püha vaimuga, see tähendab Jumalaga. sa saad oma suhet taastada ja see häbi anda Jumalale üle ja sa saad vabaks. sa vajad vabadust. eile vaatasime ka ühte filmi, mis tuli TV-st, mis rääkis sellest loomisest ja minu arust oli see nii hästi välja toodud. see patu langemine ja kuidas Jumal nuttis tegelikult taevas, et inimene eksis. kui palju on Jumal nuttud sinu pärast ja minu pärast, et me oleme valesti elanud, käitunud, öelnud, teinud. ja lõpuks ta saatis Jeesuse siia maa peale. et meie osadus Jumalaga taastuks, meie osadus, et meil oleks üks väga selge ja väga inspireeritud osadus püha vaimuga. nii võiks mõelda, et püha vaimuga suhe toob meid välja häbitundest, sest korraga Jumala vaim hakkab sind juhtima. teine takistav element on hirm. olete kunagi hirmu tundnud? kindlasti. olukordade ees, sõja ees, kellegi inimese ees, kes püüab sind materdada, maatasa teha. võib-olla mõtled sinagi. kui inimesed teaksid, milline ma tegelikult olen, sa peidad ennast ja sa tunned hirmu, et kui inimesed saavad teada, mida ma tegelikult mõtlen, mida ma tegelikult vaatan, mida ma tegelikult, kuidas minu suhtumised tegelikult on. me vahel peidame ennast, me oleme nagu, tuleme võib-olla kirikusse mõnikord ja me oleme nagu kõik perfektsed, naeratame. millised me oleme tegelikult, Jumala ees me oleme tegelikult avatud. me ei saa ennast Jumala eest peita ja see tekitab hirmu. Jumal ju teab kõike, mida ma mõtlen, mida ma vaatan, kuidas ma räägin inimestega, millised on minu suhtumised. see tekitab hirmu paratamatult. ja vahel ma ikka teen vahel pattu, eksin, langen kellegi või millegi suhtes, jään lõksu ja see tekitab jälle hirmu, kas pole nii? ja siis ütled, et miks ma jälle tegin? ja sul on kohutu hirm, et ma ei saagi sellest kunagi lahti. võib-olla mineviku ütlused, mineviku tegevused. nii et see tekitab tegelikult hirmu ja nõrgestab sinu osadust elava Jumalaga. see on oluline mõista. kolmas asi, mis on ka väga oluline, on viha meie sees. ma usun, et me kõik mõningatel aegadel või mõningates olukordades, sõltuvad nüüd iseloomust ja karakterist, me kogeme mõnikord viha kellegi suhtes, millegi suhtes. miks ta mind kogu aeg vaenab? miks ta kogu aeg räägib selliseid sõnu minu vastu? elus on sageli vihahooge. võib-olla lapsepõlves on tekkinud mingi olukord või viha kellegi suhtes, mida sa kannad siiamaani veel. kes on sulle haiget teinud, hüljanud või ära võtnud midagi väga kallist sinu elust. ja sa ei suuda kuidagi sellest vihast lahti saada. see tuleb sul jälle meelde ja jälle meelde ja jälle meelde. viha on see, mis hävitab sinu suhte elava Jumalaga. nii et viha võib tekkida siis valede tegude pärast inimsuhetes, töö juures näiteks, perekonnas mõnikord, sõprade keskel olles. sa ei saa võib-olla mõningatest inimestest aru, ta käitub kummaliselt ja sul tekib viha. kui kaua võib ometi niimoodi käituda? kui kaua ta võib niimoodi minuga suhtuda? see tekitab viha. viha võib tekkida, kui meid ignoreeritakse, ei arvestata sinuga. aga ma kogu aeg tahan, et nii oleks. ma kogu aeg tahan, et nad mind respekteerivad. ma kogu aeg tahan, et minule tehakse kõiki neid asju. miks nad ei arvesta minuga töö juures ja kodus ja
koolis ja tänaval ja kus iganes sa liigud, keegi ei arvesta minuga. ja see vihaketrag kasvab sinu sees kogu aeg. ja sa oled nagu vihapuntras, sest sa oled nagu suur vihapiir lõpuks sest sa kogud kogu aeg seda viha endale juurde. samamoodi lahendamata asjad, maandamata asjad, mida sa ei ole lahendanud kellegiga, tekitab viha. sul võib olla tekkinud viha kellegi vastu, kes elab näiteks patus. miks ta ei maranda meelt? miks ta ometi, ma olen talle 100 korda juba öelnud, ära tee nii. ikka ta teeb niimoodi, ikka ta elab niimoodi. ma võiksin ka öelda, et väga palju inimesi on tänapäeval ka vahel kogudustes, kus sa mõtled, miks ta ikka ei taha meelt parandada, miks ta ei taha muutuda. täna juba toodi Jeesusest väga palju näiteid Jeesuse suhtumistest nendes olukordades. ma tooksin ka ühe näite piiblist Jeesuse olukorras, mida õnneks ei ole loetud täna veel. see on lugu, mida te teate Johannese 8. peatükis ja ma loen siit 3. salmist edasi. see on lugu abielu rikkujast naisest. seal kirjatundjad ja variserid tõid tema juurde naise, kes oli tabatud abielu rikkumisest. ja nad panid ta keskpaika seisma ning ütlesid temale, õpetaja, see naine tabati abielu rikkumisest, aga Mooses on käsuõpetuses käskinud meid niisuguseid kividega surnuks visata. mis siis sina ütled? seda nad ütlesid teda kiusates, et neil oleks kaebamist tema peale. Jeesus kummardas ja kirjutas sõrmega maa peale. ja kui nad siis küsides käisid temale peale ja ajas ta enese sirgu ning ütles neile, kes teie seast on patuta, see olgu esimene tema peale kivi viskama. ja ta kummardas jälle ning kirjutas maa peale. kui nad seda kuulsid ja südametunnistus neid süüdistas, läksid nad välja üksteise järel ja vanemad eesotsas. ja Jeesus jäi sinna üksi ja naine, nagu ta seal seisis. ent Jeesus ajas enese jälle sirgu ega näinud kedagi muud kui ainult naist. ja ta ütles naisele, naine, kus on need sinu süüdistajad? ega keegi ole sind hukka mõistnud. naine vastas, mitte keegi, issand, või siis Jumal. Jeesus ütles, ega minagi sind hukka ei mõista, mine ja ära tee enam pattu. see on üks huvitav olukord, kas pole? inimene eksis, jah, abielu rikkumine on ka eksimus, suur eksimus. tapmine on suur eksimus. inimeste käest asju varastamine on suur eksimus. Need eksimusi on väga palju, aga mul meeldib praegu see suhtumine. Jeesus ei läinud ragina kaasa nende kirjatundjate ja variserega, muidugi kirjutatud on, mina olen esimene, kes viskab kivi, tapame ära selle naise, ongi patt lahendatud maa pealt. see võib olla mõnikord tavaline reaktsioon meie elus, kas pole nii? anname talle kohe nii pasunasse, et ta kohe teaks, et ta enam ei teeks neid asju. Jeesus ei teinud niimoodi. ma näen siin, et Jeesus armastas seda naist ja ta küsis Jumalalt ja püha vaim inspireeris teda, mida ta tegema peab. ma näen, Jeesus jäi rahulikuks, täiesti rahulikult kummardas maha, kuigi need kirjatundjad, variserid muudkui hüüdsid ja Jeesus, mida me nüüd teeme, no kas nüüd kohe, kes, mis esimesena kivi viskab ja kes nüüd annab, kuule sina tuld, anna nüüd roheline tuli, me kohe teeme asja teoks. Jeesus jäi väga rahulikuks. see on tohutu eeskuju, kas pole meile? jääda rahulikuks ja küsida, Jumal, mida sina selles olukorras ütled? mida sina tahad? mida sina tegelikult näed, mis on selle naise südames tegelikult? Jeesus kirjutas maa peale, keegi ei tea, mis ta kirjutas. Vahel fantaseeritakse selle juures väga palju, mida ta võis sinna kirjutada.
aga selge on see, et see, mida Jeesus ütles, Jumala püha vaim korraga tõi tõe tundmise nende variseride ja kirjatundjate südamesse ja nad leidsid, jah, mina ei ole ka ühesõnaga ma ei ole ka puhas, ma olen ka eksinud. Ja mul on selles mõttes nagu hea meel, et nad olid sellel hetkel sõnakuulelikud sellele, mida Jumal neile ütles ja nad läksid välja. Siin tekib uus küsimus, et miks Jeesus nii ütles? Ega minagi sind hukka ei mõista. Ma usun ühte asja. Jeesus nägi, mis oli selle naise südames, mida me tegelikult ei näinud keegi. Jeesus tegelikult nägi selle naise võib-olla seda murtust ja kahetsust, et ta tegi valed asja. Aga ühte asja ma imestan, et naisena tõmbasid küll sinna, kus see mees oli, kes rikkus abielu. Ma ütleksin, et oleks pidanud ka selle mehe siia tõmbama ja sa näed, siin on 2 tükki, kes rikkusid abielu. Nii et tegelikult siin ei olnud tasakaalu. Aga Jeesus tegelikult andis talle andeks. Ja ma usun, see naine läks ära ja ta ei teinud enam pattu. Ta otsustas mitte teha, sest Jeesus oli talle andeks andnud. Ta oli sõnakuulelik ja ei teinud seda. Nii et võiks mõelda, et meie viha ei paranda ega muuda inimesi. Jeesus oli selles olukorras väga lähedases suhtes püha vaimuga, et mõista, mis on see õige käitumise viis või sõnade ütlemise viis, mis ta just nüüd peaks ütlema selles raskes olukorras, väga keeruline olukord. Ma usun, et meil on sageli väga keerulisi olukorda ja me võime teoloogiliselt või ajalooliselt ütelda asju välja, mida kunagi kirikutes on tehtud või mida Piiblis on öeldud. Nii nagu tolle aja variserid. Aga Jumal näeb, mis on inimese südames. Meie näeme ainult seda välist fraasi. Me näeme, et Jeesus ei vihanud seda naist. Ta armastas seda naist. Jeesus on eeskuju meile. Nii et ole sina ka püha vaimuga väga läheduses, osaduses ja suhtes, et mõista, kuidas nendes olukordades käituda. Küsi lihtsalt, Jumal, ütle mulle, las püha vaim õpetab mind, nagu sinu sõna ütleb, nagu Jeesus on öelnud. Õpeta mind, kuidas selles olukorras rääkida või suhtuda või käituda. Kurat soovib, et sina võtaksid kogu süü enda peale ja häbi enda peale ja elaksid pidevalt koos selle koormaga. Mõistate? Kuradi eesmärk on sind hävitada. Kõigi nende 3 asjaga. Süü, häbi ja viha. Kui need on valutanud inimese elu, siis inimene muutubki väga halvaks ja jõledaks inimeseks. Sest ta ei ole kogenud Jumalat. Mis oli siis Jeesuse eesmärk tegelikult? Ja Matteus 11:27 ütleb, et kõik on mu isa andnud minu kätte ja ükski muu ei tunne poega kui ainult isa, ega ükski tunne isa kui ainult poega ja see, kellele iganes poeg tahab seda ilmutada. Tulge minu juurde, kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja et te leiaksite hingamise oma hingedele. Sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Ma tooksin välja mõned asjad. Jeesuse eesmärk sinu elus on ilmutada sulle jumalikku tahet püha vaimu läbi igal päeval, igal minutil, igal sekundil. Jumal tahab Jeesuse läbi sulle ilmutada oma tahet. Kas sa usud seda? Me näeme, et
ta ütleb, et kes on vaevatud ja kes on koormatud, see süü ja häbi ja viha koormab inimest. sul on võimalus täna anda uuesti see Jumalale üle, ütelda, jah, Jumal, ma olen võidelnud nendega kogu elu või olen teatud asjadega võidelnud, mida ma ei ole suutnud veel Jumalale üle anda. mina soovitan sulle täna, pane see risti alla täna, ütle see, jah, see on minu probleem olnud, see on minu raskuspunkt olnud, ma ei ole sellest lahti saanud, see muserdab mind, see närib mind, see vaevab mind kogu aeg. anna see täna Jumalale üle. Sest Jeesuse eesmärk oli sulle tuua hingamist. Küll on hea hingata koos Jumalaga, teades, et oled kõik andnud Jumalale üle. olla vaba kõigest, see on kõige suurem hingamine, kus sa oled vaba nendest asjadest. Jeesus ostis sind vabaks. Jeesus ostis sind vabaks rõhumisest, lunastuse töö läbi, mis ta tegi Golgatal. Jeesus Kristus, kes on Jumal üle kõige, on sinu vägi, on sinu tarkus Püha Vaimu läbi, kelle Jeesus on saatnud sinu ellu. Me just lugesime, kui Püha Vaim, mida ma saadan teie ellu, mida ta teeb? Juhatab, õpetab, toob esile, ilmutab, hämmastab. Nii et lõpetuseks mõtleksin teile, arenda oma osadust Püha Vaimuga igal päeval. Arenda seda, loo seda sihet. See on nii nagu inimeste vahel, et kui inimeste vahel ei ole suhet, mis seal juhtub? Väga palju asju. Juhtubki need 3 asja tavaliselt. Kui suhe katkeb või on jäänud nõrgaks abielus, sõprade vahel, töökollektiivis, kui ei ole suhtlust, siis igaüks mõtleb ise asju ja lõpuks on üks suur pahandus, riid, eriarvamused, väärid ja mõtlemised. Keegi ütles mingi sõna, tegelikult ta ei mõelnud midagi halba, võib-olla tegi nalja, halba nalja, ta ei räägi seda, tekib jälle viha ja nii edasi. Nii et arenda oma osadus Püha Vaimuga, et mõista, mida Jumal oma Püha Vaimu läbi tahab sinu elus teha. Siis sa käid hingamises. Ole osaduses Jumalaga, kummardame pead. Jumal, ma tänan sind Püha Vaimu eest, kelle Jeesus on läkitunud meile. Jumal, me täna alistame ennast sulle ja me anname oma viha, oma häbi, kõik sinul üle. Jeesuse nimel me anname kõik sulle üle. Sest me ei taha selle koormaga elada. Me tahame käia koos sinu Püha Vaimu juhtimises. Me anname sinule üle iseendit. Sest Jeesus, ma tänan, et sina surid ristipuu peal kõikide nende asjade eest. Ja me täname, et sa oma Püha Vaimu läbi annad meie sisse armastusega nende inimeste vastu, kes elavad ilma sinuta, kes ei mõista sind, kes vaevlevad kõigi nende 3 asja all. Jumal, anna meile armastust nende suhtes, et nad võisid leida tee sinu juurde ja kogeda sinu andestavat väge ja rahu ja vabadust ja hingamist. Jeesus, tänu sulle, et sa oled täna siin ja tänu sulle, et sa teed seda meie südames esiti.